Väga tihti arvutikasutajad puutuvad kokku sellise olukorraga, et neil on olemas objekt, mille tuleb ära vormistada täpselt samamoodi, kuidas välja näeb mingi teine objekt. Tavaliselt kasutajad alustavad üles leida esimese objekti omaduse ja siis teises objektis neid juurutada. See võtab väga palju aega ja see on väga mahukas töö ja mõnikord isegi ei ole võimalik leida, mis omadus see on, mis teeb, et objekt välja näeks just niimoodi. Et oleks kergemini neid vormenduse ära kopeerida, loodud spetsiaalne töövahend. Selle töövahendi nime on Format Painter ehk vormingu pinsel. Selle vahendi eesmärk on niisugune koopida vormendust ühe objekti pealt teisele. Kuidas töötab pinsel tavaelus, kui meil on vaja värvida mingit objekti? Meie võtame värvipotti, värvipotist võtame värvi pinsliga ja jälle pinsliga kanname teise objekti peale. Ehk värvipott, pinsel, värvitav objekt. Värvipott, pinsel, värvitav objekt. Mismoodi näiteks see töötab teksti puhul? Mina märgistan ära näidistekst 1, vajutan Format Painteri peale ja teen hiireklõpsu. Vaadake, nupp jäi sees, Format Painter nupp jäi sees. Mina teen hiireklõpsu selle teksti peale, kuhu tahan vastavat vormendust juurutada. Hiireklõps. Vaadake, nupp enam ei ole sees. See tähendab, et mina saan ära vormistada neid objekte ükshaaval. Nüüd ma võtan sample text 2, värvipott, vajutan pinslit, pinsel ja värvitav objekt 2, hiireklõps. Pinsel ei ole sees. Nüüd selline tekst. Märgistan ära Format Painter ja kus kohta. Mina olen ära vormistanud 3 tekstilõigu sama vormendusega. Iga lõigu vormendamiseks mul läks aega vähem kui 1 minut. Aga kui mul on vaja niisugust vormendust koppida mitu korda, see tähendab, et ma pean vajutama iga kord Format Painteri uuesti. Kas saaks teha sellest tööd kuidagi lihtsamaks? Loomulikult saab. Kui me loeme spikrist, mis just ilmus ekraanil, kui ma paigutasin hiirenult Format Painteri peale, seal on kirjas, et kui ma tahan ära vormistada mitu objekti korraga, siis tuleb kasutada topeltklõpsu nupu peale. Mina märgistan ära näidistekst 1, teen 2 klõpsu Format Painteri peale ning juurutan nii siia kui ka siia vastava vormenduse. Nupp jäi sees, aga praegu ma tahan kasutada teist vormendust. Järelikult nuppu tuleb välja lülitada. Märgistan ära näidistekst 2. 2 korda pinsli peale. Ja siis näidistekst 2 ja näidistekst 3 ja näidistekst 2 jälle. On olemas. Lülitan välja. Näidistekst 3. Märgistan ära lõiku, topeltklõps ning juurutan nii siia kui ka siia. Lülitan välja. See oli vormenduse kopeerimine ühe dokumendi piires. Aga kui mul on vaja koopida vormendust ühest dokumendist teise dokumenti, loomulikult tohib teha niimoodi, et mina kopeerin teksti ühest failist teise faili, ühest dokumendist teise dokumenti ja siis dokumendi seas teostan kopeerimist. Aga Microsoft Word pakub parimat võimalust. Kui mul on olemas 2 dokumenti ja mina tahan ühest dokumentist kopeerida vormendust teise dokumenti, esimeses ma vormistan ära
ja vajutan 2 korda pinsli peale. Vaadake, teises dokumendis nupp praegu ei ole sees, sellepärast, et dokument on ebaaktiivne ja dokumendi sisu on uuendamata. Kui mina vajutan üleval dokumendi nime peale, palun jälgi, mis juhtub selle nupuga. Vajutan, nupp on sees. Ja mina juurutan vormindust nii siia, kui ka siia, kui ka siia, kui ka siia. Enam sellist vormindust mul ei ole vaja. Järelikult lülitan nuppu välja. Teises dokumentis arvuti näitab, et nupp on sees. Lihtsalt sellepärast, et see dokument on uuendamata. Teen üleval hiireklõpsu ja näen, et nupp ei ole sees. Nüüd näidistekst 2 vormindus. Märgistan ära. 2 korda pinsli peale. Teises dokumentis nupp ei ole sees. Teen dokument aktiivseks. Nupp on sees. Juurutan nii siia, kui ka siia, kui ka siia, kui ka siia. Lülitan välja. Tagasi esimesse dokumenti. Märgistan ära näidistekst 3. 2 korda pinsel. Dokument 2. Juurutan nii siia, kui ka siia, kui ka siia, kui ka siia. Näete, mul läks natukene valesti. Mida teha? Enamus kohe praegu teeks Ctrl-Z ehk lükkaks tehtud operatsiooni tagasi. Ei ole kõige parim lahendus. Mina lihtsalt võtan vastava vorminduse ja pinsliga kleebin sinna sisse. Mina vajutasin ühe korra, siis mul on vaja kindlasti koopida vaid ühe objekti peale. Hiireklõps. Objekt on õige vormindusega ja nupp enam ei ole sees. Nagu te näete, teksti puhul töötab väga hästi. Kuid, kui tegemist on tabelitega Microsoft Wordis, siis kahjuks tabelite puhul nii hästi see vahend ei tööta. Aga graafika puhul töötab suurepäraselt. Näiteks, mul on olemas pilt ja selles pildis mina olen juurutanud spetsiaalse vorminduse. Mina võtan selle pildi pealt vorminduse, vormingu pinsliga vajutan 2 korda ning juurutan sellele pildile ja sellele pildile. Tehtud. Lülitan vormingu pinslit välja. Nüüd, see objekt, mina tahan jälle vormindust selle objekti pealt koopida sellele ja sellele. Märgistan objekt ära, 2 korda vormingu pinsel ning juurutan nii sellele kui ka sellele. Ja lõpetamiseks lülitan välja format painterit. Selline vahend on olemas paljudes teistes programmides, nii Microsofti oma kui ka teiste tootjate poolt. Aga kõikides programmides see nii hästi ei tööta. Kui näiteks meie võtame tasuta tarkvara, seesama LibreOffice Writer, ja jälle proovin vormingu pinsliga koopida vormindust. Märgistan see tekst ära, vajutan vormingu pinsli peale ja juurdan siia vorminduse. Vaadake, arvuti kopeeris ainult teksti omadusi ehk suurus, font ja värv. Ülejäänu jäi kopeerimata. Võtan siis näidistekst 2. Märgistan ära. Topeltklips, et mitu objekti saaks vormistada. Ja juurutan nii siia, näidistekst 2 peale, ning
siia näidis tekst 2 peale. Siin tuli kollane taust, sellepärast et see kollane taust, see oli teksti taust, mitte lõigu taust. Ja kui mina võtan sample 3 vormindust, näete, siin samuti on olemas nii lõigu vormindus kui ka fondi vormindus. Lõigu vorminduse all ma mõistan joondust, mina mõistan taandrida. Teen topelklõpsu pinsli peale ning juurutan nii siia kui ka siia. Arvuti ilusti kopeerib teksti vorminduse, aga lõigu vormindus kahjuks jääb kopeerimata. Aga üldjuhul võimaldab säästa päris palju aega ja energiat.